ja täna on meil siis tudengipäevade raames selline suurem üritus ja meil on külas Maris, kes räägib meile oma fotograafia karjäärist, oma kogemusest fotograafina ja lava on sinu. Aitäh sulle. Tere õhtust kõigile minu poolt. Mul hea natukene väriseb, aga ma loodan, et see läheb kohe üle. Hästi hea meel on näha tuttavaid nägusid ja ka neid inimesi, kellega ma olen kohtunud juba ka teisel pool kaamerat, ehk siis mõned inimesed, keda ma olen juba varem pildistanud. Et kui ma siin juba väga hakkan teemast mööda kalduma, siis kutsuge mind korrale. Et tänane selline pealkiri oli selline üsna põnev ideaalse fotosaladus, ehk siis tegelikult natuke lahkaks seda teemat, et milline on ideaalne foto, et tegelikult on ikkagi see, et nii palju kui on inimesi, eks ole, et on ka erinevaid arvamusi, et mis ühe inimese jaoks on ideaalne, siis teine vaatab, et oh no, mis see siis on, eks ju, et mis see siis seal foto peal on, et kui nüüd täitsa, okei, näiteks juba see, eks ju, et ma siin korra ennem rääkisime ühe osalejaga, et kui ideaalne see foto siin siis on, et kui juba esimesest pildist, eks ole, võib-olla rääkida, et mõni inimene vaatab, et issand, kui nunnu laps, eks ju, silmad kinni see peatist, siis teine mõtleb, et no miks tal nüüd need silmad küll kinni on, et ilmselt on halvasti tabatud hetk, et võiks ju silmad ka lahti olla. Ja mina hiljem räägin ka, kuidas see pilt tegelikult on sündinud, et võib-olla tullagi selle teema juurde, et ideaalse foto sünd, eks, et kuidas need pildid siis sünnivad. Et kõik, mis ma täna räägin, on ikkagi ainult minu enda kogemused, minu enda läbitud, need, mida ma arvan, et selles mõttes kellegi teise teooriaid ma täna siin ei hakka ütlema, et seega kui keegi arvab, et see, mis ma räägin, mõnedest võib-olla ei kattu nende omadega, siis sellest ei ole midagi, et täpselt, et ideaalne foto ongi ühele üks teine, teisele teine. Et kui ma üldse räägin, et kust see fotondus minuni jõudis, siis minu algus on üsna tüüpiline. See ka ärkas siis ühesõnaga sellega, kui mina sündis mul tütar. Ma jäin koduseks oma põhitöölt. Minu põhitöö oli sel hetkel EMT esindus. Töötasin siin Tartu Kaubamajas, kui see avati, siis tulin siia tööle. Ja lapsega kodu jäädes, siis tuli ka rohkem aega tegeleda siis fotograafiaga. Ma olin soetanud endale nii-öelda dekreedi rahade eest endale esimese Canoni 450D ja olin hästi uhke selle üle, see oli päris kallis kaamera. Peaaegu kõik dekreedi rahad läksid sinna. Aga pildistades sellega oma lapsi, mul on ka poeg, eks ole, et pildistades neid pilte, siis mis seaded seal siis olid, et põhimõtteliselt olid kõik, eks ole, sellised ütlen nüüd, mis seaded need on, need automaatseaded, eks. Et automaatrežiimis pildistad, midagi aru ei saa, vaatad, kõik on kena. Mingil hetkel jääb sellest väheks, vaatad, et okei, ikka teeb kuidagi teistmoodi, eks ju, siis Tartus sel hetkel minu arust väga selliseid õppimisvõimalusi või selliseid ma ei mäleta, et oleks olnud. Küll aga on üks inimene, kellele ma olen hästi tänulik, kes üldse võitis mind oma tiiva alla. Tema nimi oli Andres Jalak ja tema oli äsja õpetaja 9A aadresile teinud ühe väga ilusa fotostuudio. Ja ma olin nagu väike laps, kes lihtsalt tahtis hirmsasti talle kirjutada. Ta oli minu jaoks nagu see jõuluvara, et kuidas ma seda kirja voolisin ja nuputasin ja kirjutasin, et kõik oleks hästi ilus, et saada kuidagi löögile, sest tema juba sel hetkel pildistas ja ta vastas mu kirjale. Sel hetkel ma olin küll just oma jõulukingituse saanud ja ta kutsus mind lahkist enda stuudiosse. Ja miks ma väga tema juurde tahtsin minna, oli see, et õppida tundma oma kaamerat, et mida ma tegelikult automaatrežiimis pildistan, et tegelikult on suuteline palju rohkemaks. Ja seal vaikselt tegutsedes ja õppides kogu see trall nii-öelda lahti läks,
alguses pildistasin seal ikkagi oma lapsi, siis tulid naabrilapsed, siis tulid sõprade lapsed. Vaatasin, et see veiniriiul hakkab maru täis saama juba, et tööd on nii palju, hakkasin seal arvutis liiga palju aega veetma ja tulid juba ka võõrad inimesed ja sel hetkel ma tundsin, et see asi on hästi põnev, siin on nii palju õppida. Inimesi, kes käib pildistamas, nendega on nii tore, nad on kõik nii erinevad ja selles mõttes see kutsumus sai üsna pea kinnitust, et võiks sel alal edasi minna. Nii, kui ma seal fotostuudios siis niimoodi pildistasin, siis mis siis sai? No nii, esimene mõttepaus on ju. Tegelikult mul on teile ette valmistatud ka üks selline slaid, et võib-olla minu töödest, et ma ei tea, kui paljud nagu täpselt jälgivad, missuguseid pilte ma teen, et siis võib-olla oleks tõesti päris hea praegu siuke väike slaid käima panna ja me saame kõikide nende slaidi piltidel, kes soovib midagi kommenteerida või küsida selle kohta, siis mul on pärast eraldi kaustas ja me saame nendest rääkida. Et üldjoontes sa leiad siit, milline on minu stiil. Selline puhas. Tõsiseid inimesi sa näed vähe. Ma ei tea, miks see nii on. Vahest mulle endal tundub ka, et see on veidi imelik juba. Et kui ma lähen sessioonipiltidega koju, siis need kõik inimesed seal kogu aeg naeratavad, eks ju. Et ma vahest mõtlen, et äkki pidanud ikka mõne tõsisega tegema. Et selline elav ja selline see on. Ma võtan selle puldi ja ma vaatan, kuidas mul õnnestub see asi käima saada.
arvan, et see slaid andis selles mõttes üsna sellise selge pildi, mida mulle meeldib, eks ole, jäädvustada, et on kindlasti pered, lapsed ja väiksed lapsed, beebid, eks ole. Ühesõnaga kõik need inimesed ja kõik nende olulised hetked, et see pilt peaks mind kõnetama nagu sedavõrd, et ma näen, kui ma vaatan seda pilti, siis ma näen, et need inimesed on õnnelikud. Ma ei tea, kui paljud nõustuvad selles, et tegelikult fotograafia on lihtsalt nii võimas relv. Et kõik need pildid, mis me teeme endale, teistele, need pildid jäävad neile nagu alatiseks. Et need saavad alati vaadata tagasi sellele ajale, ütleme, need saavad ju kõik siin suureks, eks ole, lapsed kasvavad. Et näed, et on siin nii väike ja saavad heldimusena vaadata, et meil on olemas need jäädvustused. Aga mis siis minu jaoks veel selline pildil on tähtsad asjad, ütleme, et suur pildi saladus ei ole kellegi see, et alguseks on nagu oluline. Ma panen siia need samad pildid, näitab mul natukene rääkida kaasa, et on, eks ole, see valgus on üks asi ja teine, mida ma ise hindan hästi pildile taustad, et selline selgus, puhtus aitab pildil siis hästi palju seda emotsiooni esile tuua. Et kui ma tihtipeale vaatan, eks ole, ütleme, kus ma siis vaatan neid pilte, eks ole, Facebook, eks ole, see kõige selline, muidugi ma jälgin ka mõningaid fotograafe, selles mõttes ma jälgin päris paljus fotograafe, et lihtsalt oleks huvitav vaadata, mida teised teevad ja ka tavainimeste pilte, eks ole, ja olen mõnele oma sõbrale andnud ka selles mõttes näiteks tagasisidet. Mõnele väga heale sõbrale, kõigile, nagu ma ei julge väga midagi öelda. Et näiteks, kui on ikkagi, ütleme, et lapsel on, eks ole, pildil, et ma saan aru, igale lapsel on iga vanemale on tema laps, eks ole, kõige olulisem, ükskõik millisena ta on seal pildil, eks ole, siis näiteks kindlasti tuleks enne selle pildi avalikustamist võib-olla vaadata natukene, mis on selle lapse ümber, eks ole. Ja isegi sellest veel tähtsam on see, et millises asendis see laps on, eks ole. Et näiteks tütarlaps, eks ole, väike laps, tütarlaps, ta võib-olla on seal selg natuke pahasti, eks ole, või midagi sellist, et siis ühel sellel korral ma tõesti ütlesin ja et lihtsalt et teised võib-olla ei suuda nii palju sellele puhtsusele ja taustale ja sellele poosidele nagu nii hästi seda eelnevalt vaadata. Taustades veel nii palju, et näiteks kui te tahate teha, eks ole, pilte, vaadake natuke, mis seal taustal on, eks ole, et näiteks tore pilt, eks ole, lastest taas või vanemad endast või mis iganes, siis näiteks on seal käterätid on laiali, siis on näiteks riided on kõik laiali, siis on nõusid on kõik kohad täis, eks ju. Et jälle selline ühe sellise pildi sünni juures, eks ole, me saame kõik olla ja mõtle, äkki tulebki sellest nii ilus pilt. Siis pärast et see kõik asjad, et need taustad ja need nagu tõmbavad nagu nii palju seda tähelepanu ära. Et see on nagu see, mida mina ise oma töös jälgin, et need taustad oleksid selles mõttes sellised puhtad ja tuleks inimene nagu hästi esile. Aga kust see üldse nagu ma juba oma tütrest Hannast rääkisin, et kuidas see praktiline pool, eks ole, tuleb, et ei ole päris nii, et lähed kohale ja oledki toredasti, teed seal nalja ja nii need pildid sünnivad, et ma lähen korraks siia tagasi ja siin oli tegelikult veel üks küsimus enne juba, mul on see kohe tegelikult kõige esimene pilt,
et millist tehnikat ma täna kasutan, et võib-olla tõesti fotohuviliste jaoks on nagu see oluline, et minu põhikaamera täna siis on vist Mark 3 ja Mark 2 lihtsalt jäi siis enne seda teiseks varukaameraks. Ja minu põhikaamera oli veel see tohutult armastus, mida ma lihtsalt täiesti fänn olen ikkagi see Canon esimene. Vaatage, et ikkagi 70-200. Samas, kui ma lähen ikkagi välja kodust, mul on need kõik kaasas. Siin on puudu muidugi välgud veel, et on see 580 Light ja siis on mingi Hiina hing Chui, keegi on ka küsida, eks ju, et kohe... Kas Canon on teadlik valik või on see nagu lihtsalt, et üks võimalikest valikutest? Canoniga juhtus niimoodi, et kuna mu esimene kaamera oli see Canon 450D, eks ole, siis ma hakkasin sinna mis mul oli, muidugi oli Canon 51,4 oli enne seda üks, mida ma temale nagu ostsin, eks ole, mida ma kasutasin. Ja lihtsalt kuidagi, kui tuli ka see Mark 2, lihtsalt kuidagi hakkas neid objektiive, eks ole, tulema, et ja kuna ma olen väga halb ümberõppija, eks ole, vanale koerale ei õpeta neid trikke, siis isegi kui see Nikon või on hea või mis iganes, siis Canon on minu põhitööriist, et minu arust jah, võib nii kui ka teisiti. Mis objektiiv millisel puhul? Ütleme niimoodi, et see sõltub suht palju ruumist, eks ole, kus ma pildistan. Kuna ma olen ka pulmafotograaf, siis tegelikult mida ma kasutan? Tegelikult viimane 85 milli. Ma nii kaua unistasin sellest objektiivist, siis ma arvasin, et ta saab mulle väga suureks konkurendiks sellele. Tegelikult see nii üldse ei läinud, et selles mõttes ikkagi see suum on minu jaoks väga hea. Üritustel käin ka sellega, ka see 470-ga. Kui ma tahan midagi põnevat teha, siis ma kasutan seda. Põnevat näiteks, hästi laia, ütleme, ma tahan näiteks pilistada ülevalt alla, eks ju. Ma ei saa nagu väga sinna kuskile väga kõrgele, eks ole minna või mingi puki osas ja ma põhimõtteliselt saan juba ära teha niimoodi, et see pilt on nagu hästi lai. Siis makroobjektiivi kasutan hästi palju pulmadetailides, beebidetailides. 85 keeran selles mõttes kasutan siis, kui see objekt mul ära ei jookse. Tegelikult ülihea teravuse, ülihea valgustunnetusega kõik asjad, et lihtsalt ta on minu jaoks natukene aeglane. 70-200 annab mulle kõik need teised võimalused, kui mul ei ole muidugi vaja ka mingit, ütleme, valgus on ju siin natukene teine, sest tehnikast võib pikemalt rääkida. Ja Sigma 50 on teine mulle kohe tegelikult teine lemmik. Kodudes hästi palju kasutan, kui ma ikkagi selle telega ära ei mahu, on 50 mu suurim sõber. Lisaks on ta väga hea valgustundlik ja 35 on natukene lihtsalt veel laiem kui 50 ja tagab ka selle väga hea valguse. Sest ma väga palju kodudes ja niimoodi ei armasta väga palju välguga pildistada, mulle tegelikult meeldib väga naturaalne valgus. Kuigi nüüd siin ütleme ikkagi selline talvine, sügis, pime hooaeg, ma pildistan stuudios, et seal on muidugi suured välgud, et selles mõttes elan selle hooaja natuke teistmoodi üle. Et suvel ja muidu kodudes ainult proovin naturaalse valgusega hakkama saada. Aga läheks siis selle pildistamise poolega natuke edasi, et minu kõige suurem modell, kõige suurem kannataja, kõige suurem inspireerija, kõige suurem koolitaja, eks ole, on minu enda tütar. Et need pildid, mis ma suutsin niimoodi kuigi sellised kokku ajada, mis võib-olla aitaksid mul tänast oma tegevust kõige paremini rääkida, siis põhimõtteliselt kogu meie pildistamise saavad niimoodi hakkama alguse. Et ma leian talle ilusa koha, eks ole, ma tahaks väga pildistada ja lihtsalt me oleme lihtsalt nii õnnetud seal heinte vahel. See minu lapsega, see pildistamine aitab üsna palju ka rääkida sellest nagu, mis on ideaalne foto, et kuidas reaalselt see laps siis saada, eks ole, niimoodi
et sa saad ära rääkida, eks ole, sul on seda pilti vaja, sa oled juba nii palju sellega vaeva näinud, sa oled selle koha leidnud, sa oled sinna läinud, sa oled valmis, valgus on hea, kõik on hea, laps nutab. Et kuidas oma lähedastest ja nii edasi, et kuidas nendega peaksite edasi suhtlema. Mis siis sellise jonnivale 2-aastasele kõige rohkem, eks ole, siis meeldib? Et ega midagi üsna tüüpiline, tuleb minna poodi ja põhimõtteliselt, kui sa oled 2-aastasega poes, sa räägid talle, et me läheme pildistama. Muidugi ma rääkisin juba seal, et ma ostan sul pärast kõik, mis sa tahad, eks ju, poes, ta ei taha väga palju komminatsu, eks ju. Ei, ta ei ole sellega nõus. Okei, aga lähme käime poes ära. Meil on siin juba teised riided ka muidugi. Riietes oli ka veidikene asi, et tuli, jah, et see täpiliid ilmselt oli nagu väike, kui see lilla ja see müts talle tegelikult ei meeldinud väga. Okei, poes käidud, eks ole. Väga hea, natuke me näbutasime ennem ära juba ja läks tegelikult asi üsna hästi läks edasi, et linksisime seal natukene jäätist ja proovisime selliseid pilte teha. Üsna tegelikult väga rahul kogu selle tulemusega. Ja jah, meil tulevad ette ka sellised pildid, eks ole, et vahepeal on nagu nii jälle on, aga siis ma olen kohe ka nii, et mul tuli midagi jälle meelde, eks ole, ja ta kohe on nagu hoopis teistsugune. Et kui võib-olla tulla korraks näiteks nagu eemale enda lapsest ja rääkides nagu klientide lapsest, eks ju, siis tegelikult ei ole nii, et kuule käime vahepeal poes ära, eks ju, et siis saame jälle edasi teha, et äkki sa mulle kingid mõned naeratused siis, eks ole. Siis tegelikult mul on juba pildistamisel natukene sellist asja nende suhu panna kaasas ka. Et mul on selline, mul fotokott on kaasas ja ma täitsa vaatan, et mul on siin niimoodi fotokotis on asjad kaasas. Hästi lihtsalt sellised tic-taci kommid on ju. Ega siis ma ei ütle talle, et need on tic-tacid 2-aastane ja väga ei saa aru, mis asjad need on, eks ju. Et need on lihtsalt ühed asjad, mis mul on täna kohe kaasas, ma näitan teile ka, et kuidas ma reaalselt siis selle lapsele räägin, et vaata, ma on siuksed asjad, kas sa tead, mis asjad need on? Ei tea. Need on näiteks, ütled, need on heatujuvitamiinid, eks ole. Ta on nii põnev, mis asi on heatujuvitamiin, eks ju. Ma pole kunagi kuulnud sellisest asjast, eks ju. Et reaalselt olla lapse jaoks hästi huvitav, eks ju. Ma võin olla see kommitädi, eks. Et ma reaalselt pean tegema temaga kõike, et ma saaksin need pildid kätte, sest olgem ausad, kui ikkagi klient tuleb minu juurde pildistama või lähen mina kellegi juurde pildistama, siis tõesti sa pead kasutama nagu kõiki trikke, et saada need väiksed armsad lapsed täpselt sellistena piltidele, nagu sinu oma vanem neid, eks ole, näeb, et mul kodus muidu nii nunnuna, kogu aeg on selline, aga täna on selline, et mis nüüd saab. Et head vitamiinid, need töötavad alati väga hästi. Et neid saab Soome ja Rootsi laevade pealt. Ja neid on päris palju sees, et see on kõige odavam investeering, mida te saate reaalselt teha. Mul tuli juba see pilt, tegelikult ma tahtsin korraks veel rääkida, ütleme sellest pildist, et kuidas nagu paista nende piltidega silma. Et siin ütleme niimoodi, et need täpilised asjad ja see rapsipõld kokku panda ei ole nagu väga selline väga juhuslik, eks ole, et see on tegelikult ka, et täna juba inimesed käivad, eks ole, pildistamas, nad on, ütleme, ma proovin rääkida nagu selles, et klient nagu käib pildistamas, kuigi reaalselt me võime ju oma lapsi ka ju kodus samamoodi pildistada, et me paneme nad, eks ole, ilusasti riidesse ja proovime saada neid hästi nunnusid pilte, eks ju, kõik, kes te soovite alustada, eks ole, fotograafi karjääri. Et kuidagi silma paista, siis võib-olla sellest naeratusest üksi jääb siiski natuke puudu. Et julgelt eksperimenteerige ja 2-aastane tutt peas selline kollane, sinine, et see pilt juba köidab nii-öelda peale selle naeratuse ja kurbuse ja ka ütleme niimoodi värvide ja kõige selle koostöös. Nii. Kas siin on reflektorid ka kasutatud?
sellel pildil või? Ei, ma olin seal kahekesi temaga. Sama, miks ma selle pildi siia panin, võib-olla veel üks väike selgitus, see ekraan natukene põletab pildid üle, et võib-olla siin on nii nagu fototeadlikud inimesed, et see pilt on natuke liiga hele ja liiga natuke mõned on ka kollased, et ma ei tea, miks need nii on, et ma ei hakanud selle tarbeks ühtegi nagu üle töötlema, et selles mõttes ma panin selle pildi siia samamoodi, et üks jonnakas taas, ma ei tea, ma arvan, et on juba seal 2,5 või midagi sellist. Väljas on valge, suhteliselt lumi on ju, aga sul on millegagi vaja see laps sinna, eks ole, niimoodi selliseks välja tuua ja atraktiivsemaks teha, eks ole. Hoidsid mingid värvid, asjad, muidugi see koostöö jälle nagu läks veidi lokkama siin alguses ja hakkasime mängima selliseid peitusmänge. Et peitusmängud ka alati väga hästi mõjuvad, et reaalselt on selliseid emotsioonikaid pilte ikkagi vaja saada. See on, ma arvan, natuke aeg edasi. Ma olin mingi aeg väga usin muide oma laste pildistaja. Ma võiksin seda ka täna teha natuke rohkem, aga paraku on nad nüüd juba päris suured ja kui me just enne siia tulime, siis meil oli korraks vestlus, et ma küsisin laste käest, et mõtle, kui mul küsitakse selline küsimus, et kuidas on olla siis fotograafi laps, eks ole. Siis tuli nagu, ühest toast tuli väga õudne, teine ütles väga äge. Ma mõtlesin siis, et kuidas see siis nüüd on ju, et ju ma pean siis ikkagi ise selle või välja mõtlema, kuidas siis reaalselt on olla, et pean natuke ilustama seda asja, et küll nad ikkagi said alguses päris palju nende põldude peal käia. Et ütleme, et Hanneli on siin, ütleme, kuskil 3, siis Hendrik on 8-9, et oluliselt parem oli sellise väiksega juba tegeleda, et suurem juba puksib veidi rohkem vastu. Küll tulevad temast ka pildid, nii et selles mõttes osales ta täiesti. Et see pilt on toodud siia pigem ka jällegi sellise värvi kamma suhtes, eks ole, ja selline puhtusvärv ja kuidas see lapsi ja sellesse keskkonda nii-öelda sobitab. Ahoi, Hendrik tuli ka. See on mingisugune sügisene pildistamine ja taaskord tuli siis enne poes ära käia ja lastel mõnusalt juba suud naerule, et Lõis ja Fanta on seekord väiksed abilised. Ja need pildid tegelikult näitavad ka päris hästi seda, et kuidas ma üldse sain selles mõttes, jõudsin oma klientideni, et see ettevalmistus ja see enda laste pildistamine ja kogu see Facebook on lihtsalt nii mõjuvõimas tööriist, et kui sa näitad selliseid pilte, ilusad, säravad, rõõmsad, puhtad, naeratavad lapsed, eks ju, siis paratamatult tekib kõigil, jah, on niisugune kõigil, tekib selline huvi, et issand, ma tahaksin ka, on ju, ja et selles mõttes, kui keegi on, kes tahab alustada, eks ole, sellist pihnikuametit, siis kindlasti selline enda kodust, enda selline harjutamine teeb kindlasti nagu meistriks. Et ei olnud üldse vaja kaugele minna, et leida selline tore, eriti ilusate untega fotogeenilised õunad, eks ole. Et tegelikult ei olegi need väga tähtsad, et millised nad siin täna välja näevad, siis kuna see on minu laste pilt on ju, et siis klientidele ma ostan muidugi ilusad õunad, et nad saaksid veel ilusamad pildid. Et tähtis on ikkagi praegu siin ikkagi lapsed, et nad oleksid millestki huvitatud, et leida see emotsioon, et kui sa ikkagi seisad seal, eks ole, ema nüüd pildistab sind, siis ta nagu ongi selline, et ta laseb ennast täiesti löössa ja mõtleb, et tee siis, mis sa siis tahad teha. Et taas seekord tuleb nendega leida sellist huvitavat asja. Siin on korraks veel see sama seeria. Nii, vaatame siit edasi. Jaa, põhimõtteliselt kogu sama teema, et minna õue kivi peale, panna laps natuke riidesse ja läheb lahti. Selle pildiga on muide üks näide, mida ma tahtsin ka veel teha, kuidas nende lastega, eks ole, siis käituda,
lapsed, ütleme, et sa oled pannud, eks ole, lapsed või siis pere või midagi paika ära, eks ole, hakkad nüüd neid pildistama, siis nad tahavad ainult rumalaid nägusid teha, onju. Kõik on viltu igale poole, onju, siis nad näitavad ikka, kes on päriselt boss, eks ju, ja nad ikkagi panevad sind tõsiselt proovile. Sellest ei ole mitte midagi, ma olen kõike seda juba näinud oma kodus korduvalt. Et mis näiteks nende lastega aitab nendega teha, et olgegi natuke sellised aeg, võtke see aeg ja tehke rumalaid nägusid. Et see aitab nagu ka lastel nagu sinuni jõuda, et sa ei olegi see kuri tädi, et kes käseb ainult nagu naeratame, hüppame, kõik on lõbusad, on ju. Teemegi praegu selliseid pilte, eks. Et Hannaga me õues ka tegime aeg-ajalt rumalaid pilte, siis tegime jälle lõbusaid pilte ja lõbus oli see, et kõik said, mis nad tahtsid. Eks, et me oleme jälle võtetel. Et need pildid on ka sellepärast siia pandud tegelikult minu enda lastest, sest tegelikult ma arvan, et see oleks väga ilus, kui ma paneks klientide lastest. Et sellepärast on ka selline pildivalik siia pandud, et teie jaoks on need lapsed ka võõrad, nii et selles mõttes vast ei ole see, et ma ainult oma lapsi siin näitan, et selliseid tagakaadrid, millised meil on üsna, enamus on üsna sellised, seni kuni tuleb selline, eks. Ema sai ühe pildi, ema on jälle rahul ja taas ikkagi, kui näiteks ka kliendid, eks ole, pildistan, eks ole, kliente, siis nad näevad, nad on ju seal ja nad näevad, mis nende lapsed tegelikult teevad, eks ju. Et selles mõttes ma kindlasti räägin sellest vanematest ka, et kuidas vanematega hakkama saada. Et see on tegelikult omamoodi veidi teema, et lapsed on ikkagi lapsed, et nendest me saame kõik aru, et nad on omas elemendis. Lapsevanemad vaatavadki tegelikult, ütleme, sellist möllu peale, nad ainult lollitavad, nad raiskavad aega, eks ju, mis te lollidate, mis te sõnelete, olge nüüd ilusti, eks ole, lihtsalt iseenda närve. Et tegelikult ma loodan, et mul ei lähe millest vanemast rääkides, ma olen suure joonega alla tõmmatud, räägi vanemast. Okei. Keegi tahab vahepeal midagi küsida? Kumb siis õllem katsumus on, kas lapsed või nende vanemad? Ei saagi tegelikult öelda, et kumb katsumus, kui sa oled piisavalt vanematega eelnevalt eeltööd teinud, et siin üks klient naeratas korraks, tunneb vist ära, et hästi tähtis on vanemates säilitada see rahu, et ma võin juba tegelikult seda siin natuke rääkida ka, et kui need pered reaalselt jõuavad pildistama, siis näiteks kui te ise ka, eks ole, kui te olete käinud kuskil, olete käinud pildistamas, andke natuke keegi millegagi märku, kui ma näeks, et te kuulete mind. Et te olete käinud pildistamas, et te reaalselt teate, milline on see eelkorraldus, eks ju. Et meie ka oma perega oleme käinud pildistamas ja ütleme, et see eeltöö on juba tegelikult lastega üsna selline raske. Et kõigepealt kui sa vaatad, ütleme ikkagi neid netiavarustes ringi ja sa vaatad, millised on tegelikult nagu millised on pildid, teiste pildid, eks ju, teiste omad on alati ilusamad. Et see on nagu ka selline, nad on nii ilusad, nad on nii rõõmsad, nad on nii õnnelikud, nad on nii hästi riides, kõik on nii ilus neil, eks ju. Ma tahan ka sellist. Nii. Siis jõuame sinna, mis saab selga. Appi, sul on kingad jälle väiksed. Issand, sul on püksid lühikeseks jäänud. Nii. Tormame nädal aega ringi mööda poode, otsime riideid, kingi, stiliseerime, eks ju, et me oleksime ka, eks ole, ilusad. Selleks hetkeks, kui nüüd ükskord minu juurde jõuavad, ütleme see ema võib-olla, ma toon kusjuures enda kohta näite praegu, et see ema alles õhtu kell 10 nagu vaatas, kas talle ka midagi on selga panna, eks ju. Et selline eeltöö on lapsevanem suutnud oma perele põhimõtteliselt ära teha, et nendega on kõik okei, et ma siis vaatan, kas mulle ka midagi on, siis mina õhtu kell 10 vaatasin sealt, et mis enam-vähem nagu nendega passiks, et ei olnud võimalustki minna endale kleiti viiluma, ja kui nad sinna siis jõuavad, siis sa põhimõtteliselt näed selle esimese minuti paariga ära, et missuguses meeleolus nad on, eks ju.
et tuttavamad inimesed on kindlasti julgemad oma emotsioone näitama, et neil oligi väga raske, see on juba püksid ära määrinud, see ajas juba jääd tead sinna peale. Et selles mõttes nad on juba üsna stressis, kui nad tegelikult sinna pildistama jõuavad. Mitte kõik kindlasti, et see ei ole kindlasti kõik, et need inimesed, kelle ma olen lihtsalt selle ära tundnud, siis mis on siis minu nagu selline tegevus selles käigus, kõigepealt need vanemad maha nõustada, eks ju, sest vanematest saab tegelikult päris selline päris palju alguse, et ütleme ka näiteks, kui ma koostööd teen juba lastega ja vanemad on näiteks korraks eemal, siis ma tunnen, et mul on siin umbes 5 fotograafi selja taga, kes kõik juhendavad, eks ju. Et ma olen väga harvadel juhtudel lihtsalt vanemad ütlen niimoodi ilusasti, või isegi ruumist olen välja tegelikult saanud. Et lihtsalt kõik käib väga viisakalt ja et lapsed lihtsalt saaksid korraks vanematest eemal, on ju, sest nad on võib-olla just tuupi saanud, on ju, autos või tead, mis iganes, on ju, et me ei tea seda kunagi. Aga et sellest lapsest emotsioon välja pigistada, temaga seal eelnevalt juttu rääkides ja talle öeldes, et kõik on nagu tegelikult väga hästi, siis saame temaga ka jutu peale. Et mida mulle meeldib teha ja mis pildid kuskil nagu tulevad. Et kui nüüd sellest õuest lokatsioonist rääkida, siis ega mul palju suvel polnud aega oma lapsi teha, ühel perereisil kiiresti panime ruttu riide, tegime näod puhtaks ja istuge nii ja olge nii ja saab jälle klõpsu ära, ema jälle rahul, aastaks rahul, eks. Laste, ütleme nii, et kui ma õues pildistame, siis kui ma ütleks, et ma ei vaata üldse tausta ja värvi ja kokku sobimist, siis see poleks õige. Et ma kindlasti vaatan seda, et näiteks, et see inimene paistaks sealt välja, et kindlasti annab ka see valgus hästi paljud juhtnöörid kätte, kust sa saad, eks üle pildistada. Et ma üldiselt proovin nii pildistada, et ma väga valgus näkku ei pildista või päike näkku, eks ole. Et ma proovin ikkagi vilus. Et ma proovin ka siis vilus, eks ole, pildistada ja siis kuskilt lähedalt saab natuke reflektorit kasutada. Või siis ikkagi täitsa päike selja taga. Õues ma sooviksin pildistada ainult õhtuti. See on selline valgus on hästi madalam, eks ole. Et siis saab juba seda nii-öelda, kui see päike on ikkagi suhteliselt madal, siis sa võid seal tõesti vaadata natukene, kui sul on juba vanemad kaheki, siis sa võid seal natuke, nad ei jookse sul eest ära, loodad, eks ju, nad ei jookse sul eest. Et sa saad natuke selle valgusega mängida, et lastega sa pead pildistades üsna kindlalt nad panema sinna paika, et sa päris ei saa kaameraga ümber nende joosta, sest see valgus lihtsalt muutub nagu pidevalt ja võib-olla sulle siis ebasoodsas suunas. Et ma jälgin seda. Ei, sellel ei ole reflektorit, et sellel pildil on juba päike hästi madal. Ja sellel ei ole. Et te võite julgelt küsida, kui te tahate mingeid tehnilisi pooli, et siin lihtsalt mul oli arvutis üks kollaaž juhuslikult panin siia, et käime pildistamas. Et selle aasta, et juba läheb meil tegelikult selles mõttes ka hästi, et väikestest lastest on saanud suured ja tema ütles ka, et väga hull ei ole fotograafi laps olla. Teisest toast tuli veidikene hullemad hääled. Aga kas ei tahab juua vahepeal? Ei taha? Kohe kalab. Ma ei tee nalja, siin on päriselt klaasiga, kannuga vesi ja topsik, kui keegi tahab. Siin on ka veel. Jaa, Mariana, kes saab kaasa. Nüüd minnes tagasi ühele sellele pildile, mis on minu jaoks väga oluline pilt. Sellel pildil on Rootsi fotograaf Juliana Wiklund ja tema on tõeline välkpauk mürts minu jaoks. Selles mõttes, et mis muutis minu sellist pildistamise kogu seda nii-öelda protsessi ja suhtlemist ja mängulisust, et see on nüüd 2014 suvel, tegelikult käis ta vist juba 2013
Balti pulma portreefotovõistluse oli üks esinejatest ja see, kuidas ta rääkis, ta on üle 40 aasta naine. See, kuidas ta rääkis, kuidas tema pildistab lapsi ja kuidas need sellised meeleolukad pildid, eks ole, nagu sünnivad, siis see oli minu jaoks selline muutev. See oli väga tugev. See, et üle 40 aasta naine roomab maas, haugub, teeb kõiki selliseid asju, nagu minagi, eks ole, teen ja olen. Ei, ma ei ole 25. Et selles mõttes, et noorem olin küll, siin olin noorem. Et selles mõttes see oli minu jaoks nii suur äratundmine, et tegelikult see vanus ei olegi nii tähtis, et aga just et see, et ma pidasin ennast natuke nagu imelikuks, on ju, et neid hääli ja kõike, mida ma nagu pildistamistel teen, eks ju, mul oli kohati nagu häbi, eks ju, mul nagu täna ka vahest nagu häbi, eks ju, aga selles mõttes see kõik aitab sellele foto saamisele, eks ole, kaasa. Mida? Mis te naerate? Ja selles mõttes Juliana oli tõeline päiksekiir, et siis see koolitus tuli, ma arvan, et see oli, kui me 2013 esimest korda kohtusime, siis oli see koolitus ja siis tuli, ütleme, Eesti paarile fotograafil tuli selline mõte, et kutsuks ta Eestisse koolitust tegema. Ja see oli 2-päevane koolitus Tallinnas, kus terve päev me rääkisime nendest tema võtetest, kuidas ta pildistab lapsi, kuidas ta suhtleb nendega. Kõik need portfooliod, järelmüügid, absoluutselt kõik selline täiskomplekt. Ja see just see laste ja peredega see suhtlemine. Ja siis teisel päeval oli siis nii-öelda igal ühel võimalus üks pere kutsuda sinna kohale, kellega sa said siis oma värskelt saadud infot said praktiseerida. Et tegelikult mul on selle kohta video ka. Ja ma võtsin selle kohe üles. Need 2 väikest vahvat poissi, kes tegelikult tahtsid üksteist põhimõtteliselt ära killida. Ikka läks valesti. Animotos tehtud videot, tasuta programm, kasutage. Ma rõhutan, et ma tahtsin üksteist ära killida. Vaadake, kuidas teile tundub. Juba kaklevad. Nad ei tahtnud seal üldse püsida tegelikult. Tahtsid ära joosta. Vanemad ütlesid, ei mõju. Püksid olid murusad juba. No Photoshop. Kui kaua see reaalselt see pildistamisprotsess aega võttis? Nii, isekas laps. Väga tore, et sa küsisid, et see pildistamine, ma arvan, oli umbes 1,5 tundi. 1,5 tundi, ma arvan. Et sellel päeval oli ka tegelikult teine pildistamine, kus me praktiseerisime teist natuke žanrit ja see žanr oli paari pildistamine ehk siis
ehk siis kuidas pildistada meest ja naist, eks ole, et nad lihtsalt niimoodi ei seisaks seal ja ei vaataks lihtsalt kogu selle aja, et kuidas nagu neist saada need emotsioonid kätte, need siirad naeratused, eks ju, need, see modelkool nii-öelda oli ka ikkagi, et peaks tulema pildistama paar, on ju, kes nagu ikkagi armastavad üksteist, et selles mõttes, et ei pea, et ei tule ju lihtsalt, ma ei tea, nüüd läks veidi segaseks, aga ma arvan, et te saite pointist aru, et kohale tuli teine model oli siis ka paar. Mul ei ole ka üks nendest slaidist, ma ei arvan, et ma sellest räägin. Aga lihtsalt, et kuidas nad reaalselt ja siiralt nagu naeratavad üksteisele ja kuidas need pildid siis, kuidas neid siis teha, ongi kõik läbi nende mängude, eks. Et need siin poisid, eks ju, kes vanemad ju tahtsid pildistama tulla, nagu ikka on ju kõik see asi käib, eks ju, et vanemad tahavad tulla pildistama. Laste käest ei küsi keegi, eks ju, kas sina ka tahad tulla, siis nemad tulevad ka kaasa, eks ju. Ja selles mõttes oli see praktika nagu täpselt peale seda koolitust oli nagu täiesti nagu hümnesse. Et need kaks poissi omavahel saada suhtlema. See ema tagasiside selles kirjas kogu selle pärast seda pildistamist, siis ta nagu ütles ikka, et ta on ikka väga suurtes pisarates. Ta on ikkagi õnnepisarates ja selles mõttes, et ta näeb nagu läbi nende piltide, et ta lapsed üksteist ikkagi väga armastavad. Et loomulikult, et palju need ühesõnaga lapsed, eks ju, oma vanemad teis, palju need näitavad, ma jubedalt armastan sind, eks ju, et kallistame ja teeme nagu ja vanem saab selle pildi, eriti vist ei ole sellist asja, et minul kui fotograafil tegelikult ongi natukene parem neid lapsi pildistada ka juba selles mõttes, et mina olen nende jaoks võõras inimene, et kui teile võib-olla jääb selline mulje, et kõik lapsed ongi jumala hullud, eks ju, kui jooksevad ja kargavad ringi ja siis mina neid kutsun korrale, et lihtsalt, et see päris nii ei ole, eks ju, aga minu ülesanne on ikkagi näidata vanematele ja ka loomulikult lastele endale, eks ju, kui nad kasvavad, et tegelikult neil oligi väga tore, eks ju, koos. Et mis siis, et nad seal kogu aeg niimoodi taovad, eks ju, üksteist. See on kõik ikkagi, ma päris peast seda kõike juttu ei võta, selles mõttes mul on ikkagi inimesed ja kliendid, kes ise nagu räägivad seda, et kui konkreetselt näiteks sellest perest rääkides, siis jah, ema ja isa on kõik selles mõttes väga liigutatud, et siukene materjal tuli. Ja üldiselt pärast seda ma proovingi ühesõnaga oma piltidel ikkagi panna nad niimoodi, ma vaatan korra, mis siit tuleb, et neist jääksid lihtsalt sellised kenad mälestused. Kas see foto on ideaalne? Mina ei tea, eks. Oma vanemate jaoks kindlasti. Tegelikult on veel siin üks väike vipp. Kas see on video või? Meil see on pilt. Kui pildistada näiteks kliendi kodus. Kas keegi tahab päeval veel midagi küsida, ei ole midagi sellise koolituse või mängude kohta küsimusi? No mis on need mängud, mida sa enda lastega teed ja kuidas sa siis, teine küsimus on see, et kuidas sa just vanemaid siis paned need nii-öelda tundeid näitama ja naeratama, et see loomulik oleks mitte nagu kunstlik? Mis on ju sellised kõige lihtsamad mängud üldse? Siis ma tulen korraks nende vanemate juurde tagasi, eks ju, et sina oled siin üks lapsevanem mul ees kohe, on ju, et ma panen su siia niimoodi paika, siis ühesõnaga, et kõige tähtsam on nagu selles mõttes see, et sa ei tohiks ise ära unustada, et sa oled ka pildil, eks. Sul on süles siin 3 last, on ju. Siin ei ole sul kõrval naist, on ju, aga selles mõttes, et sul on ütlema 3 last, on ju, kõik nagu vingerdavad ja ei taha olla ja vahepeal nad ikkagi nagu on ja aga siis, kui need lapsed on just ideaalsed, siis isa niimoodi, issand, ja olen nii sind juba appi saaks juba siit minema. Et see üks ja siuke väike salarelv on ikkagi see, et vanem ei tohiks ennast ise ära, vanematele ma ei hakka ju karutantsu tegema, eks ju, nendega ei ole vaja selles keeles suhelda, et see vanem ei tohi ennast ära nagu. Teine on see, need lapsed, eks ju, kuidas neid emotsioone just saada nagu välja. On see, et räägi nendega, eks ju, et ma räägin sulle hästi põneva jutu,
siis ma mõtlen ruttu, millest ma sinuga räägin. Sa oled selline 7-aastane poiss, eks ju. Sinuga on sellised jutud, missugused telefonimängud, kas sa telefoniga mängid ka vahest? Siis ma küsin, kas see võetakse sul vahepeal ära ka ja siis ja kõik siuksed asjad, eks ju. Kõik on selline, mis on natuke keelatud, on ikkagi ju selline põnev. Ühesõnaga kogu nende juttude põhjal ma saan need lapsed endaga nagu suhtlema. Siis näiteks selline, kui mul on siin 3 last reas, eks ju, istuge nüüd ilusti, mul tuleb hästi põnev mäng, kõik istuvad ilusti rätsep asendis juba, käed, jalad, kõik on paigas, eks ju. Siis ma natuke tahapoole, siis ma võtan juba oma kaameris, me räägime nendega siin ees, eks ole, et kuule, mul tuleb hästi põnev küsimus. Kui ma olen juba selline pool pildistamise käigus, on ju, no mis põnev küsimus mul ikka tuleb, eks ju. Mis on sinu ema nimi? Malle! Väga hea. Ema on juba ka rõõmus. Väga hea, õige vastus tuli. Et sa peadki reaalselt küsima nende käest selliseid küsimusi, mida nad oskavad vastata, on ju. Mul vahest läheb ka bussi, on ju. Ma küsin mingeid asju. Nad ei tea. Oh my god, nad lähevad nii õnnetuks, eks ju. Siis mõtlen, see ei olnud hea, on ju. Mõtlen kohe midagi, genereerin kohe ümber, eks ju. Et küsida ja rääkida nendest, mis neile huvi pakub. Barbinukkudest. Issand, sa said jõudeks barbinukkudele. No, kui pikad juuksetele, no nii pikad. Mis sa teed nende juustega ja kõike. Ja tead, siuke, sa tahavad nii põnev ja nad alles ju said selle barbinuku. No, et tahaks sinuga nii palju sellel teemal rääkida, on ju. Ja sa muidu räägidki sellega, kas sul on palju kleite ja kas sa teed seda sellega ja kas sa teed seda sellega. Ja siis sa mõtled, ometi keegi kuulab mind, eks ju. Et selles mõttes, et sa oled nagu ka tegelikult täiesti laps, eks ju. Ja sa saad need pildid kätte. Ja kui väga halvasti läheb, siis head vitamiid aitab alati. Ja loomulikult see sellised lihtsad äraostmised samamoodi, et kui mul on autos on ka vahest mul saab otsa ka, siis on nagu jube piinlik. Kõrrejoogid, eks ju, näiteks autos, mul on sulle pärast midagi head ka ja no milline laps ei taha siis, eks ju, pärast saada preemiat, eks ju, et sellised nagu hästi lihtsad asjad. Räägigi nendega neist huvitavatel teemadel, nukkudest, autodest, last eile pildistasin stuudios ja selle väike laps, ta läheb kooli, nüüd siis ta on kuskil 6-7, eks ju. Ja põhimõtteliselt tuli sisse, 1 minuti jooksul mul oli kõik teada kogu sellest perest. Ma küsin, kuidas sul läheb? Siis ma sain kõike teada. Ma sain teada, et ta läheb väga halvasti, ta kiusatakse koolis. Aga see poiss ei ole minu päris vend üldse. Mul on tegelikult päris õde, nüüd see elab mul isaga. Ja kõik sellist asjad. Et sellist... see on väga tore, mis ta räägib, eks ju. Ma saan ka jälle targemaks, eks ju, et selles mõttes... Et selline suhtlus ja see aitab inimesed teha kohe vabamaks, on ju. Muidugi ema ise võib-olla väga ei olnud kohe väga vaimustuses, et ta võõrale inimesele kohe kõik lagedale tõi. Aga sellegi poolest on ju, nad saavad sellest kõigest väga aru ja lapsesuu on lapsesuu, eks ole. Nii, ma mõtlen seda. Ja vanematest nüüd kui paar ja need, eks ju. Ütleme, neid mänge on tegelikult siuke patakas, on selliseid kaarte. Selleks on olemas üks selline raamat, on ju. No, ma lihtsalt keeran lehti ja vaatan sobiva sulle. Mis raamat see on? Minu raamat. Koolituselt tuli see sellega kaasa. Et seal on tõesti erinevaid mänge, seal on kõik need peituse mängud ja hästi paljud on sobivad just õues liikumiseks. Et nagu tegelikult seal selles videos oli ka, et teeme mingid siukseid, eks ju, peidame, vanemad istuvad, on ju, lapsed tulevad, hiilivad vaikselt sulle ümber. Isegi vanemad mängivad kaasa, usu mind, nad on nii põnev juba, issand, ma ei tea, kui osad tulevad. Ma ise olen ju tegelikult täpselt samasugune, vaata, nagu väike laps nende ees ka. Ja nad tunnevadki nagu tegelikult nagu hästi vabalt, on ju, et tühja kah, et mängime kaasa, eks ju. Ja tegelikult ongi hästi lõbus, et see pildistamine on minu jaoks juba pigem selline perele nii-öelda sellise
kvaliteetaja loomine, mis on väga hea väljend. Ja ma lõbustan neid, ma annan neile kommi, ma ajan neid naerma ja seda kõike ei tohi üldse karta. Seda ei tohi nagu karta, et sellepärast ka see Juliana koolitus oli minu jaoks siuke väike äratuskell, et see on jumala normaalne. See on jumala normaalne minu juures, eks. Ja tõesti, mängige, jumal, ma ei tea, kohe, mis mängud mul meelde tulevad siin. Pere kõnnib näiteks. Ma ütlen, neid mänge on tegelikult hästi palju. Pere kõnnib on ju. Paar ka, see on paarile ka mul väga hea mäng. Pere kõnnib, kõik on kätest kinni, kõik kõnnivad. Aga iga sammu peal pead ütlema ühe valgusfoori värvi, eks. Mis on valgusfoor, kordame kõik üle. Valgusfoori värvi. Punane, kollane, roheline. Nii, väga hästi, kõik teavad, eks ju. No päris beebidega seda ei tee, eks ju, et see on ikkagi natuke suuremate lastega. Et seal oli, kas keegi küsis ka, et kuidas vanemate lastega näiteks sain ühe küsimuse, et kuidas käituda vanemate lastega, et noh, et jah, nende sellistega on ju tegelikult lihtne, eks ju. Et kuidas nende vanemate, just et nemad on ju küll sellised, et no ma ei tea, teeks ära kähku, saaks minema siit on ju, et ema on jälle õnnelik ja isa on õnnelik ja ega temal nendest pihtudest pole tegelikult sooja ega külma, eks ju. Et ka tegelikult nendega annab nagu see fotosessioon niimoodi läbi minna, et nad tõesti, jumala lahe oli ja tõesti oligi nagu lahe, aga selle mängu juurde tulles siis kõnnivad kõik käes sisse punane siia iga kord, kui läheb värv täppi, eks ju, siis nad peavad kõik kallistama, on ju, super lahe mäng, hästi mu lemmikmäng, kes on mänginud seda? Sina ei ole? Keegi ei ole? Väga hea, sel suvel kõik mängivad, see on väga lihtne mäng. Minge siis õigesti pole ükski värv läinud, siis ma ütlen, jah, kallistage. Minge jookske natuke tagasi, kõnnige sinna poole ja tulge tagasi jälle õigesti. Inimesed lähevad lihtsalt seal ees, nad lähevad minu ees nii vabaks. Et nagu ma olen neile täitsa selline täiesti oma inimene, et selles mõttes on selline kontakti loomine on nagu hästi, mis on üks see võti tegelikult ma pean kogu aeg tuletama meelde seda pealkirja, mis mulle täna anti, et ideaalse fotosaladus, et kõik algab ikka sellest kontaktist ja sellest ka, et need inimesed usaldaksid sind, eks ju, sa oledki selline veidi siuke, eks, ja sa püüad neile teha need rõõmsad, lõbusad, õnnelikud pildid, nagu kõigil teistel seal Facebookis on, eks, siis on nemad ka kindlasti hästi lõbusad ja tänulikud. Et selline näita, ütleme ema ja tütar, eks ju, näita viis võimalust, mismoodi sa oskad omavahel kallistada. Nii me juba olime, eks ju, ja tuleme sama siia. Ideaalne, nii armas olemas. Et siuke lugu. Okei, ei küsis midagi. Ei olnud, jah. Võib-olla kui rääkida natuke beebide pildistamisest, et selle vastu tundis ka keegi huvi. Et ütleme, beebid on ju täiesti sellised väiksed. Et beebide pildistamiseks peaks kindlasti olema see julgus hoida teda käes, näidata seda oma, võtab sinu lapse, sa oled ta alles saanud, saad aru, sa pole isegi teda saanud niimoodi, siis tuleb mingi võõras, anna siia vaata, hoia nii, pane nüüd nii. Oh my god, ei ruttu midagi. See oled ka väga hea, ma teen, sobib sulle, väga hea. Et selles mõttes see beebide pildistamise ja kogu see aura, mis selle ümber toimub, on ka väga pikk protsess. Et konkreetselt need kliendid on selles mõttes mul väga pikalised kliendid, et tegelikult mul ei ole ju vaata mingeid selliseid pilt, nüüd see viimane sessioon mul põhimõtteliselt on siin näidata, sest pereisa arvas, et ta ikka oma kunagist klassiõde pildistab siin natuke niimoodi tööhoos ja teeb mõne väikse videoklipi ka, et tänu sellele mul üldse on midagi näidata. Ma ise ju ei saa tegeleda kõrvaliste asjadega samal ajal, et siin praegu veel beebisid ei ole. Mul on üks küsimus, et kas te võtate need poosid välja ise või võtate kuskilt malli?
poosid on ka väga-väga hea küsimus ja see on minu jaoks väga oluline teema. Aga vastus jah. Oma fantaasia. Kindlasti ise. Ja muide, kui üks fotograaf veel mainida, äkki teie küsisitegi, et jah, oli jah, et keda ma jälgin, jah? Ei, pakku veel. Sue Price, kes on ka fotograaf, naisfotograaf, kes tema sellised mallid on just, mida ma olen võtnud, on poosid kindlasti. Pere, lähedal, te näete, kes pilte peal, mis ta nii lähedal need sätid, kogu aeg on ninapidi koos, kõik mingi close, eks ju, et laske hingata, ei, ma ei taha, ärge olge nii kaugel, olge ikka lähedal, see on siuke nunnu. Kas sa said vastust? et selline poosid ja tegelikult et ütleme kui palju ma lähen sinna koju, mul on nagu terve hunnik tavaari, sest ma tulin tegelikult kaksikuid õdesid pildistama, kelle pilti te nägite slaidis. Ma tulen sisse, mul on veel paar korvi on seal all korrusel ka veel, nii et kui ma korralikult lähen näiteks kliendi koju pildistama, siis ma ajan ikka kõik täiesti segise. Ma liigutan mööblit, tõstan ümber, ma muidugi hoiatan ette ka, et teil on nii palju vaeva, et kõik on nii ilusti korras aga ma natuke veits laamendan ka siin, et selles mõttes need nurgad, mis kodudes ja millest see sõltub, on ikkagi see, kus mul valgus tuleb, eks, et tegelikult mul on hästi palju aknaid, on ju, aga kui ma tahaksin nagu puhast perepilti, eks ju, mul lisandub siia veel ema ja 2 tütart ka, eks ju, et kui ma ei taha pildistada neid näiteks, ma ei taha näiteks siin neid pildistada või mul teoreetiliselt ei olegi väga palju. Siin on diivan, siin on suur aken, see poiste ja kaksikute pilt on siin tehtud. Aga ma ei tahtnud vanemaid panna sinna istuma. Et selles mõttes diivani istumine on ju niimoodi hea lebo ja kõik pikutavad seal. Sirge seina äärde korralikult siia seiske. Telekas ära, möllud ära, kõik puhtaks, kõik on mingi koli on teisel pool tuba ja selles mõttes, et kuna mul puhas taust ja selline asi nagu meeldib, et siis ma valin põhimõtteliselt kohad ise. Kui näiteks juba vanemad, eks ole, muretsevad pildistamise pärast, et issand mingi võõras inimene tuleb siia, mis ta üldse arvab meie diivanist, et ei tea, kas talle see külmik üldse meeldib, mõtleb kohe, et me oleme nagu mingid, ma ei tea, kes on ju. Issand ei tea, kas meil nüüd seina peal mingeid plekke ei ole, käime kõik kohad läbi. See on väga tüüpiline klient. Ta muretseb väga palju, mis mina neist arvan. Paraku see nii on. Aga siin lihtsalt üks selline pilt ka, et taas selle muretsemise pärast ette ongi taas see vanematega see koostöö enne seda. Sa räägid ära, et sul on vaja ühte tühja seina, sul on vaja ühte diivanit, sul on vaja akent, sul on vaja valgust, sul ei ole mitte midagi muud vaja. Et ära muretse nende pilti, ma ei tea, mis asjade pärast seal üldse, ma ilmselt ei jõua sinna tuppagi. Ja ütleme küsimus, et kui on mõned plekid, kas sa siis Photoshopid nad pärast välja või mis sa teed nendega? Jaa, ma teen seda. Ma olen siin ka pistikud ära võtnud. Lähen edasi, et ei näeks. Kus nad on? Mine. Sa teed seda Lightroomis või Photoshopis? Seda teen Lightroomis, kus sa pistikud mõtled. Aga enamus workflow'd on sul Lightroomis? Enamus on Lightroomis ja ma olen täiesti Lightroomi andunud fänn. Ma ei saa üldse aru, mis seal Photoshopis tehakse. Layer. Mida ma teen Photoshopis on kasutan Liquify, kes teab, mis see on? Võiksid seletada? Liquify on see, mis aitab nagu siit niimoodi sisse lükata. Või kusagil välja lükata. Või niimoodi. Kõik ilusaks teha. Ei, ma ise olen Camera Raw kasutanud ja sellepärast ma ei tea. Ei, anna andeks, loomulikult see oli väga õige küsimus. Sa võid mu käest küsida asju, ma ei ole kuulnud. Mis tuuliga sa kontakte välja raugid? Küsi uuesti. Millega sa kontakte seal välja raugid pildi pealt? Kontakte Lightroomis on... Spot removal. Aitäh, et said tulla. Et jah. Siuke hästi mõnus tööriist.
kloon, õiges kohas. Next foto. Et mis ei tähenda ainult, et ma kogu mu töötlus on öelnud mingi, see asi ära sealt ja edasi, et tegelikult on, fototöötlemisest ma ei tea, mis me täna jõuame rääkida, aga vaatame, kui jõuame. Okei, see tulid need nunnud ju, vaata, ma ei jõudnud. Et reaalselt on sul pildi peal 4 last, kellest 2 on täiesti imikud. Poisid, nad juba tahtsid olla oma toas, sest ma olin juba nii kaua seal olnud ja neile tundus, et see ei saa iial läbi. Et ma vist ei lähegi kunagi ära, ainult ajan nende elamist segamini, siis sööme vahepeal mingi võileib hambasse, siis peseme käed ja siis nüüd teeme edasi. Kas ikka veel või? No teeme ikka mõne veel. Ja taas väga, mul on tegelikult ikka ilus perepilt ka, ma ei tea, mulle kuidagi väga meeldib see naine on lihtsalt nii suurepärane naine. Ja siin mul ei ole seda pilti, mis Facebookis sai hästi palju tähelepanu. Küsiti, kas poisid on ka kapsikud, et poisid ei ole kapsikud, et aastase vahedega. Ja kuidas sa siis pead reaalselt saama need imikud, nad seal, ma arvan, nagu sekundiks magasid. Ma kohe näitan ühte videot, mis pereisa tegi mulle ja saatis mulle, et selles mõttes on hästi tore. Ja see foto, mille filmimist ma hakkan kohe näitama, on see. No on ju, vaatame, kuhu ma pean nüüd minema, vaatame, video. Ei, see ei ole siin. Seal oli ka. Jah, näed, sa oled targem kui mina. Siin, see on üks lühike video, et see kuul natuke, mis see taustas käib ka, et kõhud on juba tühjad, uksed hakkavad paukuma. Mina üritan vaikselt on ju beebid, kes peaaegu juba on paigas, eks ole. Nii, tundub ei lähe üldse hästi, nagu üldse ei lähe hästi. Ma mõtlen, mis toimub. Jaa, tüüpi. See on lihtsalt väga elav näide, kuidas päriselt beebidega käivad käsjad. Aga mul oli pilt, et nad olid paigal. Yes. One. Muidugi ma ei tea, kuidas ma seda teile näitan, aga täna on see mul väga hea näidata. Ma mõtlesin, et ma panen selle käe sinna, ma olen näinud mingi poosi, ülinunnu poos, kuidas sõde on millegi kaisus. Ai, see ei olnud hea mõte. Ei, see ei olnud hea mõte. Võtan ära tagasi. Ei, proovime midagi veel. No nii, kus ma nüüd olen? See on 11 päeva vana. See on vanemate silmaterad. Kaua oodatud kaksikud tütred, et mis hääl see on? See ei ole ka nagu mul endal välja mõeldud. See on väga teadlikult tehtud hääl. See on ka kuskilt, vaatame kohe, mis saab läbi. Meie kooli tänase loengu pealkiri ideaalse fotosaladus. Nii, nad peaaegu paigas, aga detailid pole paigas. Palun ärge ärgake. Kas ta läheb? Ei. Üks pilt, palun, andke üks pilt. Kordiks. Või leiba tahaks. Päriselt meil olid kõutunud juba. kõik.
nüüd, et alati, kui sul on selline kindel pilt on käes, eks ju, noh, ma ei tea nüüd, kas ma sain kindlalt kätte, kas ma sain üldse neile pihta, eks ju, kas ma sain üldse materjali. Ma pean arva, äkki panin kuskil ise ju ka käed seal poolenisti värisevad, et tead, et saaks selle pildi, eks ole, tehtud, eks ju. Ja mõtlen, olemas. Et üks selline, kuigi võib juhtuda täitsa, et sa ei saagi nagu päris selliseid pilte, eks ju, et kõik ongi nii rahulikud, on ju, ja siis voolid neil lihtsalt need käed siit põsevad lahti ja tegelikult nendest imiku pildistamisest võib veel omakorda mitu tundi rääkida, kuidas see nagu veel toimub ja kuidas see eeltöö veel vanematega jälle on, eks ju, et nagu ma räägin, siin sa oled äsja saanud, on ju, ja siis tuleb mingi võõras ja ta tahab ka sealt saada ja siis hoiab ja väntsutab teda ja isegi kui need lapsed, ütleme, nutavad, eks ju, mingi aeg, on ju, no siis ütleme niimoodi, et kuidas see vanemate seisukord on üldiselt on niimoodi, et isa arvab kindlasti, nüüd on kõik, tead, ta ei meeldi, ta ei taha rohkem, et nüüd on kõik, põhimõtteliselt ei ole rohkem vaja väntsutada, ta juba nutab, et ta põhimõtteliselt väljendab, et ta ei taha enam ema. Nüüd sa ei tea mitte midagi laste pildistamisest. Teeme ikka, no proovime natukene ja mõne talle rinda ja teeme uuesti rahulikuks ja asja on ju, et üldiselt on niimoodi, et emad on nagu ikkagi need, kes reaalselt ikkagi tahavad saada tulemust. Neil on see närvikava natuke suurem, et neil on see närvikava, on naistel natuke parem, et no mitte üldises mõttes, vaid lihtsalt nagu selles mõttes. Et lihtsalt selles mõttes siin, et ma ütlen, isad on nagu lõvid, alfaisased on ju, et minu õige laps on ju alles tuli, juba tuleb, mul nutab ka veel, et näete, te meeldi talle, minge ära. Et jah, et selline see asi, eks ole, on, et küll ma tegin nendega veel ka teistsuguseid pilte, sest see esimene pilt andis mulle üsna juba teada, et nüüd, mis siit tuleb, on ju, on lihtsalt nagu lisaboonus, on ju, kui ma saan midagi, et mingi põhipilt on ikkagi nagu olemas, et ja see tši kohta ka, et kuna ma olen päris mingeid videokoolitusi beebipildistamistest näinud, siis see on see, mida laps kuuleb nagu olles ema kõhus. Et kuuleb seal kõiki asju, uriseb ja logiseb ja mingi see tšš on ka nagu hästi tugevalt sees. Et selles mõttes see on see, mis neid rahustab ja paar asja on veel sellist. Ole aktiivsem ja küsige, kedagi ei huvita. Kas olla mingid paar asja on, aga kes ikka... Väga ilus taust on. Jaa. Milline taust? Selle pildi taust. Seda väljas? See nagu pesad. Ratas? Sa mõtled seda? Jaa. Et... No on ju, vaata mu kätt on ju, vaata kui suur see on. Ja see on väiksed kaksid. Nii, okei. Mis need limpid on või? Mõtlesin, et rääks juba meelest. Ma siin järgmised pildid tuleb peale. Tegelikult on see, ütleme see ikkagi see kiigutamine on ju. Ja sa paned talle siia lauba peale selle käe hästi niimoodi silitad, ikkagi tugevalt, et see ei ole nagu mingi peaaegu nagu aimatav, vaid see ikkagi nagu reaalselt nagu ta tahab sellist tunda, et ta on turvaline. Muidugi tekk peale on kindlasti väga hea, aitab jälle. Osadel lastel on see, kui nad sünnindusmaas kodus, nad on hästi tugevalt teki sees on ju. Ja nii kui nad tunnevad nagu öösel ka, et noh, kui ma ei tea, tunneb liiga vaba, siis neil ei meeldi see, et nad tahavad, et nad oleksid nagu hästi koos ja hästi selles mõttes, et kui nad mingil hetkel on rahutud, siis tasub seda nagu proovida. Vaat nii. Okei, ma vaatan, mis siin veel tuleb. Siin on tegelikult üks näide suuremate lastega pildistamisest võib-olla, kui teid see viitab seda. Et taas, eks ju, ka suured lapsed on lapsed. Ja et see on seda, ma ei saa öelda, et kiputakse unustama, ei ole õige, aga trend ei ole see ei ole trend tulla suuremate lastega pildistama. Et
või siis varem ei olnud või ma ei oska ka nüüd öelda, aga üha enam tullakse suuremate lastega, et ei olegi väikest last nende peres, et ongi ainult suured lapsed, et muidu vahepeal tundub niimoodi, et suured lapsed saavad pildile ka siis, kui nende perre on lisandunud mingi väike pesamuna. Et on veel üks beebi lisandunud või siis juba kasvab laps, eks ju, et tema on ainult nii oluline, tema on nii väike, on ju, et selles mõttes nagu, et tullakse ka suuremate lastega ja loomulikult tütre jaoks ju oma emaga kalli pilt, eks ju, nagu no, 2 poissi. Ole nüüd ilusti seal, nii, istu, ärge nügige korraks, nii, vaadake korraks kaamerasse, ema ütleb kõrval siis, jah. Ja sina? Mina ütlen niimoodi, et vaadake siia, et okei, sain, ma teeks midagi lahedat ka, ja luban teil natuke toksida ka, et jälle see ema on ju, ja isa, sina tema, jälle ema, kas natukene oleme ja küll me saame jälle nagu selle asja nagu jonksu, et just suuremate lastega ongi see, et noh, neil selle ära, selle pildi ja et lasen natuke rügeleda. Et ikkagi tekiks nende emotsioon ja võib-olla nad ikkagi ju selles mõttes ju mängivad ka ju kodus, eks ju, et ja nad ongi sellised, eks ju, et miks mitte nagu teha neile sellised pildid ka, et nad on ikkagi ju väiksed poisid veel, et vabalt teha. Niimoodi. Need pildid on muidugi küsitud luba, et ma võin nendest rääkida, need ei ole ka päris nii, et ma siin näitan ja kommenteerin, et ütleme, kui poisid said veel enam-vähem koos ära oldud üksteise kõrval, siis kui õde tuli mängu, siis oli täiesti katastroof. Noh, õde tuleb, kallista õde. Ma ei tea, kuidas teil üldse on kogemust, et ütleme, me nagu täiskasvanud inimesed juba jälle kallistame oma õdesid vendi, eks ju. Aga kui me oleme sellised 10, 11, et on teil väiksemaid õdesi vendi, kes kallistavad oma vahel või olete kuidagi pildistanud, et kui lihtne teil on neid nagu selles mõttes lähedale kontakti saada. Kas see on normaalne pilt? Kallistan kogu aeg. Võite uuesti mängu? Mul on 12-aastane vend, ma kallistan kogu aeg. No sina oled suur. No jah, seda küll. Et see tundub üldse normaalne pilt, et võiks siuke olla lapsevanemal, et äkki ma nagu mõtlen. Et minu arust on see nagu okei pilt, kuna ma natuke tean ka seda tausta, et tegelikult oli et ei tulnud see, siin tead päris nii, mis selle suuremate lastega ja peredega samamoodi mängime. Hetkel on siin käsil selline mäng, et kõik on kätepidi niimoodi, et inimesed, siin oli küll rannas inimesi ka, aga nad natuke eemaldusid kõik millegi peale. Otseselt mingid lõbusad inimesed tulid ja nad on kõik niimoodi üks ühtepidi ketis, eks ju, nad hakkavad niimoodi keerama kokku. Juba naljakas oli. Võt, et selles mõttes lasen neile, mul on nendest tehtud need pildid, mis lähevad vanavanematele. Need on need pildid, me oleme kõik ilusti koos, vaatame otse kaamerasse. Nii, see on olemas, mis me nüüd edasi teeme. Et selles mõttes need pildid on olemas, on ju. Et no mis me siis teeme ülejäänud tund aega, eks? Püüame emotsioone ja see on redeli pealt tehtud, jah? Ma olen siin natuke kõrgemal küll, ja redelit ei olnud, see on tehtud selles ema on pärast selline. Ema vaatab, kuidas ta lapsed kallistavad. Et see on see, kui ma näen seda emotsiooni, kuidas ema vaatab neid pilte, eks ju, siis see on parim tagasiside. Et see lihtsalt, see on minu jaoks see, mis teeb sellist küsimus. Ja, palun. Et kui need lapsed sul kallistavad ja jooksevad, et millised tehnilisi parameetrid sa nagu kasutad, et sa kindel oled, et sa oled kätte saad? Ma ei olegi kindel. See on väga hea küsimus. Tead, ma tahtsin sellest rääkida ka, ma teen väga palju pilte. Et ma teen ühest õuesessioonist, ma arvan, 700 pilti. See on väga keskmine, vaata, mis silmad sa tegid, on ju. Et ma tean, kes tulevad mingi 200-ga tagasi, on ju. Ma olen 700. Et selles mõttes ma nagu ei saa öelda, et ma nagu mitte midagi ei tea, mida ma teen, on ju. See on nagu natuke nüüd. Mis täpselt 1,5 tunni jooksul sa teed?
ja ma sätin ka neid veel, ma räägin nendega veel, onju, siis sööme kommi vahepeal, onju. Et see kõik toimub nagu selle sees. Et tegelikult, no ma ei tea, kui ma ütlen, mida ma teen, et kas ma ei oska seda väga seletada, mida ma teen. On siin selline asi nagu... Sarivõte äkki või? Saarita ei ole päris see. Vaata, kui on siin nagu siuke all-servo, vaata. See on fokusseerimine. Tõlgi. See on autofookuse režiim. Järgi autofookus. Jah, jälgiv. Ja jälgiv, ja sellepärast, et ma ei tee päris niimoodi. Niimoodi ma ei tee. Et ma ikkagi püüan nagu pihta saada. Nii, sain sulle pihta. Nii, et kellelegi ma saan kindlasti nagu selle asjaga. See on see jälgiv, see oli sul auto fokusseerimine ja teine on nüüd tuleme need raske osa hakkab tulema, vaata. Sarivõte. 1 minut jäänud, 1 küsimus. Et jah, et selles mõttes ma teen väga palju pilte, millest tegelikult tulevadki need pildid, mida ma tegelikult tahan saada. Et kui sul on 5-liikmeline pere, on ju, siis sealt tabada, ma ei tea, 10-st 1. On ju, kus keegi ei ole nii, kes keegi ei ole naa, kes ei ole kuskil, noh, selles mõttes, noh, kus kõik on ilus, jah? Et selles mõttes ma teen väga palju pilte. Ja suhteliselt avatud avaga? Jaa, päris lahtise avaga tegelikult. 2.8 mingi teine 4 umbes õues ja see on telega, jah. Telega umbes 4, kui inimesi vähem, siis 3,5 umbes. Hästi palju oleneb ka jällegi sellest taustast ja nii edasi, aga üldiselt ma teen lahtist ava. Sest tegelikult minu jaoks ideaalselt saladus, et on ikkagi hästi suure nagu selle lahtise avaga pildid. Et see on just see, et ma tahan, et see inimene eristuks sellest taustast, eks. Nüüd tuleb siin vastus üle küsimusele värvid, on ju, taust on roheline, suvel on ilmselt raske mingit teist tausta leida, eks ju. Aga kui näiteks inimesed on väga rohelised, või ma panin midagi valesti. Et kui inimesed ongi nagu selles mõttes, et teil ei sobi roheline taust, no siis ma panen randa valgel, eks ju. Et selles mõttes, noh, ja loomulikult ma teen ka inimestele erinevaid pilte, et näiteks on siin üks pere. Siin on ema ja need on kõik tema lapsed, eks ole. Siin üleval sa näed, et sa pihma, on ju. Aga kui sul on nagu selles mõttes, et kui fotosessiooni nagu selles mõttes, kui sa on üldse küsimus, et jätaks fotosessiooni ära, et vihma sajad ja juba vastik on olla siin ja aga ei, teeme ära. Tegime väikse pausi restal, pärast tegime edasi. Et samamoodi selle pildiga ma tahtsin öelda seda, et isegi kui kõik see niimoodi, no ära. No mul aega on, eks ju, et teeme ikkagi ära. No kuidas see kompositsioon siin sündis, et kas spontaanselt või panite ise nii-öelda paika, et kes kuhu on? Või lasete perele olla nii, kuidas? Hea nali on see, mida ma pulmas kasutan aeg-ajalt, et kuidas poisse siia etsada, keegi ei taha siin tegelikult kükitada, on ju. Kõik on tulnud ülikondades viisakad püksid, eks ju, mis iganes ära määrida, keegi ei taha. Et kõik mehed, kellel põlved kannavad, tulge ette kükitama, on ju, mitte keegi ei taha, et tal ei kanna põlved. Kõik on nagu, kõik paenduvad, kõik on super, kõik tahavad olla, et see on vastata sellele. Aga selles mõttes, et siin ma seda ei kasutanud, seda nuksu, aga selles mõttes ma ei kujutaks ette, et see pilt oleks niimoodi, et siin seisaks veel 2 lenda ja siin seisaks veel 2 lenda. Et see pilt läheb iseenesest nagu liiga nagu pikaks ja taas see kogune see käte asi ja see nagu, et see on see minu jaoks see lähedus, eks ju, et see oleks mingi kontakt, eks, et siukt, oih, ma vaatan kiiresti, mis siin veel on. Näitan siin veel neid pilte. Nii, nüüd kui mul on õnnestunud klientide käest mõned pildid saada. Et võib-olla, et kuidas ma siis toimetan siin otsas, kooli otsas. Siis siin on veel üks hea näide.
et mis selle pildi kohal saaks rääkida ka, et ongi täpselt see, et mina kui fotograaf, ma ei saa anda alla nagu selles mõttes, et jah, asi on üsna hapu, on ju, et noh, rahutu ja nii edasi ja eks tükk aega juba proovitud ühtega oma teist, on ju, ja ei tööta see, on ju, laps on rahutu. Siis noh, me proovime seal mingeid erinevaid asju, no rahustame, oleme edasi, on ju. Ja tegime vahepeal ka mingeid teisi asju. Kätes, näiteks vanemate kätes, siis on just nagu nad juba turvaliselt. Mõtlega ei meeldi see asi lihtsalt ka. Aga selles mõttes ei tasu nagu alla anda, et mul on mingi visioon, ma tahaks seda teha. Võib-olla modell ei olnud kõige parem, nagu kõige koostööaldim ja kõige suurem fänn on selline, kelle peal katsetada, aga siiski võib-olla tahtsin seda selle pildiga öelda, et ärge andke alla, et kui te tahate midagi teha, et siis tehke ikka lõpuni. Hästi tüüpilised lastesessioon, kus lapsed jooksevad niimoodi ühest kohast teise. Vanemad on nii palju vaeva näinud, kõik nad on ära moosinud, nad ette taha, et lähme teeme mõned pildid. Ülemine pilt näitab siis reaalselt, mis toimub. Alumine näitab see, et lapsed ilusti istuvad ja vaatavad mind. Väga hästi. Ilmselt oli mingi põnev küsimus. Samamoodi, et selline ongi aastane ja selline 2,5 või sihuke aasta ja 3-ne, et siin tuleb nagu eriti mängida ja mõelda, mis tegelikult ei olnud üldse minu eesmärk. Et olge hästi kurvad, õnnetud, teil on külm, te olete nagu sellise maha jäetud, seisate seal niimoodi, et ongi täitsa sihuke. Et selles mõttes natukene tuli seda välja, aga muul ajal oli tõesti väga lõbus, et võib-olla selline, et vahepeal lihtsalt enda meeled hoida erksana ja sellepärast proovida vahepeal midagi teha sellist ka. Et samuti mõned pildid, eks ole, Hanna lapsepõlve albumis juures. Kas kellelgi on küsimusi? Minul on jälle küsimus. Jaa, palun. Valge balanssi kohta, kas te muudate seda Lightroomis või kaamerast? Lightroomis. Jaa, palun. Kuidas nende rasedate pildistamisega, mis poosid ja kuidas? Jaa, ma mõtlen, kas mul on siin mõnda raseda poosid, eks ju. Kui tuleb, eks ole, pere beebiootus pildistama paar naine, ja see on tegelikult see teema ikkagi üsna teada, eks. Kogu see tants toimub siin ümber kõige. Tegelikult meil ei ole vaja midagi väga muud teha. Et selles mõttes on need sellised üsna sellised rahulikud sessioonid. Muidugi, kui neil on juba ka mõni laps kaasas, et siis see toob aina sellist vürtsi juurde. Aga no poosid on ikkagi üsna tüüpilised, ma selle näitan. Aga mis ma beebiootuste puhul olen pannud tähele, et kui pilt on näiteks külje peal, on ju, me panemegi üsna kliendi külje peale, siis on tema suur kõht näha, siis ütleme, kui see käsi on siin niimoodi või niimoodi, siis ma tahaks, et see käsi oleks ka näha. See on mingi sihuke, et see käsi ei tuleks lihtsalt niimoodi. Või et oleks ka natuke, et selline joon nagu tuleks nagu sisse. Et see on jälle sihuke pooside ja selles mõttes sihuke. Aga mis me rasedatega veel teeme või? Värvimängu, punane, sinine. Kui on lapsed kaasas, ja kindlasti, sest me ei saa teha ainult kõik siuksed pildid. Et meil on vaja ka sellest kõhust eemale saada korraks, on ju, et siis tegelikult ei ole ju kõht ainuke, mida me seal pildistame, et tähtsad on need vanemate emotsioonid ja ei peagi olema kõik, me näeme, et siin on suur kõht ees ja me ei saa väga kokku minna, et selles mõttes võib julgelt keskenduda ka millelegi muule vanemate connection. Aga mis värvid nagu sobiksid selle raseda kõhuga või värviskeenid, et mis muudab? Kõik sobib? Kõik sobib. Ma arvan küll, sobib jah. Üks siiski on, et ruuduline kirju selline viib tähelepanu ära. Et seda ma räägin ka tegelikult beebiootajatele, et oleks ikkagi see puhas, eks ju. Et kui on hästi mingi kirju kleit, eks ju, siis ta tõmbab väga palju tähelepanu fookusest ära. Et siis ta viib lihtsalt tähelepanu. Palun.
kuidas teil see üleminek nagu amatöörfotograafilt professionaalsele läks? Kohe. Ja... Nii palju alkoholi, kes nad ära joob? Enam veini eest ei tee. Aga mis on... Tegelikult ei ole, vaata, ega selles mõttes ei tea ju, ega tegelikult kui sa eks ju alustad pildistamist ja sa ju ei tea, et kes ma nüüd olen, kas ma olen siis amatöör, siis ma olen mingi keskklass, siis ma olen mingi nagu professionaal, eks ju. Et ega kes seda ütleb meile, et mina olen professionaal? Tegelikult ma ei tea, keegi pole öelnud. Kirjutavad küll, tahaks tulla professionaali juurde, eks ju. Et ju siis sealt see klikk on nagu ära käinud, eks ju. Ja mingil hetkel, kui ikkagi mul Hanna sai 3-aastaseks ja ma päris tööle enam tagasi ei läinud, siis ma nägin, et ma võin ära majandada ennast ka selle fotograafia tööga. Et noh, ma ei ütleks, et ma siis kohe professionaal. Selles mõttes, et see on niisugune vaieldav küsimus, ma arvan, et mis hetkest keegi on professionaal nagu. Ma teen täna oma esimese loengu. Ma ei tea, kui ma olen professionaal, ma võiks olla juba siin vanakala. Et võiks ju koolitusi rohkem teha ja rääkida, et jaa. Küsimus on, et sa enne ütlesid, et sulle meeldib pildistada lahtise avaga, aga samas sa ütlesid, et sa kasutad 4 tava, et miks siis mitte mingi 2.8 või kui sa kasutad seda teist objektiivi, et siis mingi 2.0 või 1.2 või midagi sihukest. Seda 1 punkt ja seda 2 punkti ma kasutan, kui mul on näiteks vaata, aga see on ka niimoodi, et kui sul on näiteks mingi 1.2-ga tehtud pilt, siis ütleme silmad teravad ja nina on udune. Et vaata, see tuleb see mingisugune selline äratundmise rööv juba, kas see nägu on nagu kas see nägu on nägu, on ju, et midagi, kõik on siin nii udune kõrvad, siit on juba udune, kõrvad juba udune. Kui see mingi 1.8 peale juba keerata kinniseks, siis juba peaks nii nina kui silmad olema teravad. Mul on ka see, et mis ma väga nagu selles mõttes natuke teen ikkagi see, et ma olen ise nagu sihuke, on ju, noh, et ma liigun nii palju, et ma ei saa endale 2,2 lubada, sest mul lihtsalt nagu, lihtsalt nagu ma liigun nii palju ja suurem oht on 2,8-ga see pilt täiesti nässu keerata kui 4 avaga, eks ju, et saan kellelegi ikka pihta. Palun. Kas te teete lepingu ka klientidega või? Pulmas küll. Pulmas on hästi oluline. No, pulma teema on ka väga pikk ja selline põhjalik teema, et nende klientidega üldiselt ei tee. Et kes on täna minu kliendid, on 75% püsikliendid. Ma olen vahepeal juba öelnud, käige kuskil mujal ka. Mitte, et ma tahaks neid lahti saada. Et lihtsalt, et nad saaksid, jumala eest, ega me kao ju kuskil, on ju. Et nad saaksid uudsemat kogemust, eks ju. Et nad saaksid teada, mida teised, eks ju, teevad ka, on ju. Et kuna mina olen selline üsna elav ja temperamentne, eks ju, ma vahepeal olen tundnud, ma olen mõne kliendi ära ehmatan, nagu raudselt olen ära ehmatan, nagu selles mõttes, et lendan kohe peale ja aga need inimesed, kes väga armastavad seda elavnemist, nendega suhtlemist, eks ju, sa oled fotograaf, psühholoog, kõik korraga, eks ju, ja selles mõttes, et klientidele meeldib see, nad nagu, kui kuskilt mujalt neil ei ole seda olemas, nüüd tuli mingi siuke jumma lahe, see on ju naerda kõndima, vaata, need kallistavad, oled sa kunagi näinud, nad kallistavad, eks ju, et selles mõttes jaa. Kas sa küsid alati luba ka, et kui sa kellegi pilte avaldad näiteks kas Facebookis või? Jaa, alati. Suusõnaliselt kirjalikult? Kuidas kunagi, olen kliendist täitsa, et selles mõttes, et kui meil oli siin nagu mingi täiesti siuke sessioon, kus 2 last nutsid kõik siuke, mul oli vist üks jumala hea pilt, kas sa lubaks mulle selle Facebooki vahel, ma ei usu, et sa siit said ühtegi sellist õnne, et ma pean teile selle ette näitama, et ka see, eks ju, ja see piltide avalikustamine on uus siuke trend, kus vanemad ei luba näidata, et selles mõttes ei ole nagu halb, eks ju, et see on täiesti isikuvabadus, on ju, et mõned ei taha, eks üldse oma laste pilte kuhugi panna.
las ta ise otsustab, kasvab suureks, eks ju. On teised iga päev poti peal on siin, nüüd ta on siin, nüüd ta, näed, siin on ta nüüd, näed, uus seelik, näed, juba võttis lusika kätte, eks ju. Et on ka selliseid, et see on täiesti inimestest nagu sõltuv, aga luba küsin küll, jah. Pulmade koha pealt on see, et ma ütlen juba eelnevalt ära, et minuga käib kaasas selline asi, et ma soovin pilte oma portfoolios kasutada. Et kuidas sa nagu üldse alustasid selle nii-öelda fotograafia nii-öelda äriga, et kas sa lihtsalt läksid alguses enda sõprade juurde, et ma tahaksin sind pildistada või nagu millest sa nagu üldse alguse ma sellest natuke rääkisin, et see oli niimoodi, et jah, et alguses ma pildisin oma lapsi, siis tulid juba sõprade lapsed. Muidugi see kogu see fotograafia siuke lembus on käinud mul ikkagi väga varajaselt kaasas. Kui tuli kunagi Olympus Miu 100, siis see mudel oli siuke must, ülinuinu, see oli nagu, ma ei kujutati, mis leiutis see oli nagu lihtsalt nii äge. Ma ostsin selle järelmaksu peale, see oli nii äge. Ma käisin kogu aeg, igal pool, kus ma käisin, mul lihtsalt oli jube hea nende kaasas kanda, et selles mõttes võiks mõelda mingisuguse sellise taskutelefoni sellise fotokale. Et ma käisin, sünnipäevad olid tehtud, kõigi sünnipäevad, kõigi sõprade laste sünnipäevad, ma muidu käisin, mulle õudselt meeldis nagu juba siis see pildistamine. Kas tuleb seda ette? Koolipeod. Kas kellelgi on mingeid pilte? Minul ikka oli, alati oli. Ja see järelmaks sai läbi, siis fotoks kadus ka ära. See oli selle asja juures kõige kurvem, sest tegelikult ta tegi häid pilte. Et pärast seda, kui mul olid seal veel mingisugused Olympused 5 meetrit, ma ei tea, vees veekindlad või põrutus viskasid vastu seina, kõik oli terve, eks ju. Aga pilti nad enam siukest ei teinud. Aga mis su küsimus oli see, et ma ei lasta neid kaua ja august. Et selles mõttes, et mingil hetkel sa avastad, et sa istud lihtsalt arvutis ja töötled kellegi pilte, eks ju. Et selles mõttes alguses väikse tasu eest ja just kui palju võõrad hakkavad tulema, et siis sa ju ka veel õpid ja sa võid ju mingit raha ikkagi küsida. Sellepärast, et kui ma ikkagi lähen siia tehnika peale tagasi korraks, aga lubage mul seda ekraani siia korraks panna. Nii, see suudab kokku liita, mis selle vara väärtus on. Sinna järgi umbes 5 tonni. Rohkem, kõvasti rohkem. Juba porsi rohkem. 5 marki ja neid mark 2 täna on üksi 5000. No, objektiivid on umbes nii palju. Rohkem, sest see on juba 70-200 on juba üle 2. Ma olen nii rikas. Aga teate seda, et ma olen ostnud iga aasta ühe objektiivi. Et selles mõttes ja ma olen ka veel niimoodi, et ma ei lähe poodi umbes laon kõik lette, eks ju. Mul ei ole sellist raha, et minna nagu ja kohe niimoodi laduda. Selles mõttes, et palju võib-olla mõtled, et mis see fotograafielu ära ei ole, küsib vaid raha, eks iga õhtu läheb koju, on need taskud on paksud täis. Seal samas läheb siia, 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 siia ja see läheb siia tehnikasse. Et selles mõttes kulud on kasvanud suured. 2 küsimust, et kui sul ei olnud nii palju objektiive, kas sa siis laenutasid, sest et tänapäeval on võimalik nendest fotopoodist ka laenutada. Teine küsimus, et ma ei tea, kas seda sai mainitud, aga kuhu sa neid üles lähed või kuidas sa kliendile toimetad? Ei ole kunagi ühtegi laenanud. Selles mõttes, et sellel 450 teel oli endal selline mingi alustuse, mingi universaal, kit-objektiiv oli, eks ju. Ja sellele ma ostsin siis Canoni 50, sest seal mul Andres Jalak, kes mul koolitas, ütles, osta see. Tema oli minu suur iidol, tema teadis kõike, ostan selle endale. Ja ostsin uue või ma ostsin kasutatud, sest ega mul raha ei olnud. Et ma ostsin ta kasutatud ja kasutasin seda üsna kaua ja üsna pea tuli see pimeduse häda peale. Et tegelikult see 450D nagu vajadused hakkasid kasvama, tulid peale üritused, pulmad, eks ju, pimedas oludes pildistamised, tubasemad pildistamised ja tuli see Mark 2 ja põhimõtteliselt kohe sellele järgi tuli ka 70-200. Need põhimõtteliselt on see mul üsna vana objektiiv, ma lihtsalt hoian kinni, et temaga midagi juhtuks. On ju teine objektiiv? Väga hea. Väga hea. Must be. Jah, kindlasti. Mis see teine küsimus oli? Kuidas ma keeliga toimetan? Üles laadida. Jaa, fotosid laad üles. Uskuge või mitte, aga ma annan täna kliendile veel CD-d.
kui ma küsin kliendi käest, mul on sellised, miks ma olen seda nii kaua teinud, ma olen küsinud klientide käest, et kui sa soovid CD-d, eks on tulnud selline hetk on tulnud, et klient tahab panna pilte Facebooki, on ju, aga ta ei saa panna, sest tal ei ole seda plaadi lugejat, eks ju. Ja siis ta teeb niimoodi, et ta pildistab minu pilti telefoniga ja siis paneb kõik 20 pilti sinna. Ma olen üks õhtu maha, ma vaatan telefonist, issand, mis siin juhtunud on, eks ju. Et miks need sellised pildid on üliilus pere, kõik nagu selles mõttes, kõik väga kena, eks ju. Ma ei saa ju magama jääda, eks ju, kõik lainivad seal, eks ju, ja minu nimi ja kõik asjad on seal. Ja siis tegelikult tuli välja, ta ütles, mul ei ole plaadilugejat, et ta ütles, et ma panen sulle, ma panen kodus arvuti käima, ma laen sulle Dropboxi, et palun lae üles neid ja tee kindlasti, ma annan sulle veel ilusamad. Et need on väga ilusad, aga ma annan sulle veel ilusamad ja sinna see asi jäi. Et tegelikult ma olen hakanud nagu küsima, et kui klient ei taha, eks ju, plaati, siis see on nagu mingi igivana, kõik räägivad, mis sa annad seda, see on nagu mingi ajaloos elad või kus sa elad, on ju. Siis mul on hästi ilusad plaadi ümbrised. Ei ole ühtegi kaasas. Ja seal on sellise klõksa külge käib see plaat, mis on ilusti disainitud pildiga, seal on kuupäev kõik peal. Ja see on selliselt ehitatud, et sinna sisse lähevad veel paberpildid, läheb kaan peale ja see on niisugune ilus leif. Nii, ma mõtlesin, et sulle meeldis see mõte. Et kaua aja pärast nagu pilte veel saab, et võib-olla mul kadusid ära need pildid või... See on väga hea küsimus. Sa saad, mul on need alles. No. Jaa, mul on pildid alles, mis on nagu kõik imestavad, miks sa seda teed. Et selles mõttes, et ma tahaks ühe õuesessi teha ühel päeval ära. See ei tähenda, et ma piisavalt nagu töötan 8 tundi. Et ma arvan pigem sinna koos sorteerimisega 4 tundi. Ma arvan, et rohkem. Kui ma juba rohkem olen, siis ma olen rohkem Facebookis olnud. Lustika, sest nad lähevad pildistavad valgel taustal. Kiik on seal, see on valgel taustal. Ja sa paned beauty dishi kuskil hästi kõrge, sealt nende peale kumama, vaata, kuidas seal on päike, ma panen sulle pärast tähed ka pildi peale. Kui lahe, ma mõtlen, issand, mis asja ajab, on ju. Ja nad saidki sellise pildi.